Nii, tervist Legendist, Viljandi kesklinnast. Tulevik TV fännistuudio number 3 läheb siit eetrisse. Täna meie mehed Kuressaares mängisid võõrsil, ei tule sealt tagasi teps mitte hää tulemusega, 1-3 jäädi lõpuks alla ja need olukorrad me saame siit ka selle jutuajamise kestel üle vaadata. Täna koos minuga siin stuudios Viljandi tuleviku fänn Rain Hüva, ühtlasi ka meie peasponsori esindaja, igal mängul alati kohal ja täna ka siin umbes 20-25 inimesega siin Legendis siis seda vutiõhtut tulid nautima, aga naudingut päris ei tulnud vist. Ütleme, püramiidi tippu ei tulnud, et head sõbrad olid koos ja ega mäng siis nüüd nii kole ka ei olnud, et kui me selle tulemuse maha lahutame, et siis pole midagi, tore kolmapäev. Provokatsioon läks täppi. 1-3 jah, tõepoolest siis kohe vaatan, kus mul see mapa ei ole hea, mulle sealt laua pealt see mapa. Võtame märkmed ka ette. Väga varakult läksime juhtima teisel minutil Kähr, aga sealt vastused läksid ainult teisele poole, 16 minut Maar, 21 Stern ja 68 Valmas penaltist ja sealt see 1-3 tuli. Vaatame kõigepealt väravate kaupa ära ja siis arutame ja vaatame, mis juhtus. Võtame siis kõigepealt meie selle tänase õhtu magusama osa 1-0 Kristjan Kähr. Artem Opp ja Sander Seeman. Ja poolkaitses on veel vasakul Sander Laht ja paremal Rasmus Saar. Ees on poolkaitses Ivar Maar ja Maarja Stern ja ees ründaja Marek Suursaar. Vahepeal on aga löönud mehed juba värava. Väga kiirelt Viljandi sai sellega hakkama. Ei ole jõudnud sinna isegi veel positsioone korralikult tuulises staadionile sisse võtta, kui juba värav kirjas. Kindlasti rõõmustavad selle üle kõik Viljandi jalgpalliklubi fännid, kes on kogunenud. Kristjan Kähri värav, väga ilus ründaja värav, väga ilusti joonistatud värav. Meie oma Viiking, et väravaid tuleb lüüa ja kui päris ausalt öelda, see olukord oli ka selline, et kust löömata jätmine oleks olnud üsna patt. Et Kährit tubli tegevus ja hea algus oli. Liikus ilusti keskele ühe puutega meie oma Viiking, Võrtsjärve Viiking. Angerjat Irma. Ja läks sealt natukene kehvemaks see asi. Vastus tuli Kuressaare poolt juba 16. minutil. Karl-Ivar Maar, endine tulevikumees, karistas tulevikku ja vaatame, kuidas too värav tuli. Jalgpallurid lühikeste pükstega jaksavad väljakul joosta, siis fännid, kes on ennast aga nüüd enne ohtlik moment ja olemas 1-1. Väga hea ja täpne tsenderdus tuli värav alla ja Karl-Ivar Maaril selles olukorras ei jäänud muud üle, kui täpselt peaga pall väravasse lükata ja tuletan siis meelde, et tegu on Viljandi tuleviku mängija, aga tsenderdus oli tõesti väga täpne. Sander Laht seda oskab korralikult teha ja nüüd ta tööstas. Pikk pall ette kahe kaitse vahelt ja väravahiga silmitsi väga vähesed eksivad sealt, ei eksinud Maar ka. Kui lasime lüüa endale esimeses mänguvoorus Flora kõige lühemal mehel peaga värava, siis Karl-Ivar Maar ei ole ka sugugi mitte pikk mees ja tuli sealt jälle peaga, aga kuidas sulle paistis see värav, mille pealt tuli? Me siin istusime laua taga siin Ülariga ja me siin vanakooli mängijad, et me mängisime 3+1, et meil oli alati üks kaitse tagapool, aga tõsiselt öeldes, et kahe keskkaitse vahele ja natukene õnne ja meeskond, kes on pikalt kokku mänginud ja oskas sinna vahele ära sokutada ja ilusti 3 meest, 2 meie kaitset ja 1 ründaja olid võrdsete vahedega ja ega see värav on värav, et on lööb seda pikk mees või lühike mees, et nii ta läheb.
tuli siis peale Maari viigiväravat kohe otsa ka 21. minutil, 15 minutit hiljem Saare oma poisi Mario Sterni värav. Sealt läks siis Kuressaare juba juhtima, nii et põhimõtteliselt siis vähem kui 20 minutiga Kuressaare keeras selle olukorra ümber enda kasuks. Vaatame seda 2-1 väravat ka. Ja kõige ohtlikum mängija võib-olla FC Kuressaare poole pealt Sander Laht murrab kasti sisse, otsib seal oma ründajaid, aga ilusti on kaitseliin vahel tsenderduse, aga tsenderdus oli tõesti Nõmm sai napid käed vahele, Saar lööb peale ja Mario Stern on mees. Mario Stern on mees, kes selle värava lööb ja 21. minutil FC Kuressaare 2-1 juhtima viib. Publik on siin hakanud hüüdma ka. Kure on mehed väljakul olnud aktiivsemad ja on teeninud selle ka aplausi nüüd siis fännidelt. Rasmus Saare pealelöök sinna ja kaitsjad püüdsid küll jalga vahele saada, õunab seal, aga lööki pareerida ei. Ega siin ka midagi rääkida ei olegi, tegelikult üsna sarnane teisele väravale. Kaitseliin arutati lahti, äärelt pall sisse, keskelt lasti mees ikka väga vabalt löögile ja nii ta tuleb. Kaitseliin, mis alles laupäeval siinsamas Linnastaadionil Kalevi vastu näitas nagu suurepärast mängu, täna kuidagi ei leidnud seda kooskõla üldse mängu jooksul. Eks ta samad sõnad nagu eelmise värava kohtagi, et kiirelt kokku mängivad mehed ja lühikeste söötudega arutati ja oli mingi olukorras, kus nagu vahele jäänud abielumees, et ütleb, et poleks seda õnnetut 5 minutit olnud. Ja just praegu jõudis siia arvutisse meile see penalti viga ka koos siis penalti endaga. Vaatame, kas me saame selle ka siit peale panna. See oli siis 68 minutit mängitud ja Janar Õunap täna patustajaks nügis seal selga esimese Kurevärava autorit Maari ja tuli sealt kohtuniku väga kiire otsus, väga kiire ja resoluutne käeviibe penaltipunkti suunas ja nii ta läks. Liikunud Viljandi värava alla. Oi, kohtunik näitab penalti. See on penalti väga nahaalselt praegus lükkas Õunap käega selga Karl-Ivar Maari ja väga kindlalt näitas kohtunik ka penaltipunktile. Saame näha, kes lööma läheb. Eelnevatel hooaegadel ei ole FC Kuressaare penaltipunktides selliseid kindlaid mehi olnud. Väga palju on eksitud, aga paistab nii, et Elari Valmas võtab siis selle vastutuse enda peale. Publik on siin püsti tõusnud. Kõik on ootusärevuses. Kas tuleb? Nii. Valmas ja Nõmm ja Elari Valmas viib Kuressaare juhtima selle. Kindel realiseerimine Valmaselt. Nõmmel seal väga võimalust päästa midagi ei olnud. Janari poolt rumal viga. Ikka tuleb ette, aga see on see koht, kus mul on nagu kõige rohkem öelda, et esiteks on nagu näha, et Kuressaare jalgpallivõistkonna ja Kuressaare teatri koostöö on oluliselt tõhusam, kui on tuleviku Jugalal, et ründaja tegi see, mis ta pidi tegema. Oleks mikrofon lähedal olnud, siis oleks ka kriiskand ja tatti pritsinud, aga nii ta oli. Janar tegi seda, mida kaitsemängija pidi tegema, pidi platsi puhta hoidma ja see õnnetu käsi võib-olla seal käis natuke, aga ma tahaks kohtuniku käest, kui ta nagu vaevub ka provintsi inimestele tagasisidet andmast, et ma tahaks küsida, et mis oli selle olukorra vahe ja siis selle Flora mängus olnud meie kodustatud jaapanlasele tehtud veal, et kui jaapanlast pallivälises olukorras väga selgesti kaitsemängija ründas, siis kohtunik otsustas ühtepidi ja täna otsustas teistpidi. Aga minu jaoks loo moraal on see, et ikkagi Flora ja Floraga seotud ettevõtmistel peab mängima nii selgesti, et kohtunikul ei ole seda halli ala, et väravat tuleb ära lüüa
ja kaitses tuleb nii mängida, et ei jää ühtegi sellist võimalikku penalti määramise võimalust, aga nii ta läks, jah. Janaril oli muidugi jah, selles mõttes tegi oma tööd, eks ju, aga lihtsalt jäigi silma see, et mees oli värava kõrval, näoga otse joone poole, pall oli ees. Tegelikult ei oleks olnud üldse nagu tarvidust seal, aga jah, see on see fännistuudio võlu, et siin sina võid targutada, aga Janar oli seal patsi peal. Temal tuli see otsus vastu võtta selle mikrosekundi jooksul, eks ju, et ei, ma ei ütle, et Janar nüüd nagu oma sellise olukorra parimal viisil ära lahendas, aga see on mäng, on ju, ja ärme unusta seda ka, et see selja taga olid need õnnetud 5 minutit, mis tekitasid vererõhku ja selja taga oli tegelikult päris kuidas ma ütlen, pea saskupaki mõõtes kollaseid kaarte, mis seal hakati järjest jagama ja see emotsioon kogu aeg tõusis ja sellises olukorras tegelikult kohtunik ikkagi peab, kui ta laseb mängida ja kui ta laseb emotsioonid üles ja kui ta laseb ikkagi väga selgesti veapiiril mängida, siis ta teinekord peaks nagu mitte väristama ja ikkagi nagu püksid jalas hoidma, jah. Kollaseid oli täna tõesti palju, kokku 7 kogu mängu jooksul. 5 neist langesid meie kontole, nii et meil on nüüd pool kaitseliini, pool keskvälja ja tipurünne said tänases mängus ära kaardistatud. Nii et jah, selline kaunis nukker ja mitte päris ootuspärane tulemus tulevikust, nii et kui eelmises fännistuudios Alvar James Loog ütles, et Kuressaaret tuleb võita, kui tahta tõestada ennast meistriliiga väärilise meeskonnana, siis praegu jäi see tõestamise hetkel tegemata. Nii palju võib lohutuseks muidugi öelda, et 2014, kui viimati selle meeskonnaga sai mängitud, siis küll esiliigas, siis oli niimoodi, et mõlemad meeskonnad võitsid oma kodumängud. Nii et lugupeetud kuressaarlased, ootame teid meelsasti külla meile siia tuulise järve äärde, mis ei ole vähem tuulis kui see tänane mereäär seal oli näha, et lipud olid vinnas ja pall kippus seal lendama ikkagi äärejoone poole päris uhkesti. See on muidugi alati Kuressaare puhul üks faktor, millega peab arvestama, Kuressaare pluss nii-öelda. Ja kui sa täna vaatasid seda meeskonna tegutsemist, tundus sulle ka kuidagi, et see pikk sõit, kutid sõitsid alt järve äärest 12:30 välja. Et see pikk sõit kuidagi võis olla mingisugune mõjufaktor seal. Ma arvan, et see pikk sõit ei ole, sellepärast, et lõppkokkuvõttes nad ei ole ju lasteaialapsed, et nad on täiskasvanud mehed ja sõit nüüd ei tapa, aga ilmselgesti oli häälestus ei olnud maksimum. Ja vaadates seda eelmist mängu, siis võibki juba retooriliselt küsida, et kas tõesti on vaja siis sattuda vähemusse või tõesti selg vastu seina, et siis see asi avaneks, aga täna ei olnud sellist tuhhi ja täna ei tulnud asjad välja ja siis see õnnetu 5 minutit tekitas tegelikult frustratsiooni, et näha oli, et mehed olid tusased, ei olnud sellist õiget voogavust ja nii ta läks, me siin legendist võime tegelikult öelda, et tingimisi Kure oli parem. Jaa, Kurele võitis 3-1, numbrid räägivad oma keelt, seal ei ole midagi öelda, kindel võit ja au vastastele. Ühe võla nüüd lahendame ära, 2 fännistuudiot on eetrisse läinud, üks siit legendist, üks alt järve äärest, esimeses oli meil Helir-Valdor Seeder külas, laupäeval rääkis meiega James ja läks kuidagi 2 kõrva vahelt läbi, mõnikord on seal tühjus, läks läbi selline asi, et fännistuudiotes valime alati mängu parima ja fännistuudio põhjal tehtud valik, fännistuudio nii-öelda koondvalik läheb ringide kaupa, igas mängus valitakse parim ja iga mängu ringi parim koosneb ringi jooksul valitud parimatest mängijatest, kes siis saavad vastavalt kõige rohkem hääli ja meie hääsponsor Rademar premeerib ringi parimat mängijat, kes siis fännistuudiost saab pärjatud selle tiitliga. Helistasin eile Helirile, helistasin eile Jamesile. Esimeses mängus, Flora mängus, Helir pani parimaks Karl-Amet Nõmme ja James, selline ebakonventsionaalne tüüp nagu ta on, ütles, et Kalevi... Ta on minu ja Ülari võistkonna kaaslane, nii vali sõnu. Just. Ebakonventsionaalne ei ole ju kuidagi sul. Sa olid alguses. Jamesi valik Kalevi mängust oli natukene üllatav, aga Jamesi teades
mitte ka väga. James ei valinud selle Kalevi bussiparkimismängu parimaks mitte kedagi kaitseliinist, vaid Jamesi meelest oli tolle mängu parim Tauno Mõttus. Nii et võlad on klaaritud, Raini asi on nüüd maksta üks osamakse ära ka tähtaegselt. Kes oli tänase mängu parim meie poolt? Ma algatuseks annaks kaastundeauhinna, ma annaks Gerdole, et Gerdole vist täna ikkagi tehti pea terve vooru vead ära, et ma ei tea, kas see juhtus niimoodi või oli see teadlikult tehtud, aga võiks isegi öelda, et natukene endast kahju, nii et silitame mentaalselt tal pead, aga ma arvan jah, et tegelikult võiks tänase mängu põhjal öelda, et Mõttus sai oma teise punkti, et Mõttus. Tauno Mõttus 2, Karl-Romet Nõmm 1, nii et fännistuudio on oma sõna öelnud, täna oli Rain meiega siin. Järgmine fännistuudio tuleb eetrisse juba laupäeval, aga siis juba järve äärest, sellepärast et laupäeval tuleb siia Levadia. Vaatame kohe kiirelt ära ka. Oskab keegi öelda, mis see laivi seis on Levadias seal praegu? Tammeka Levadia mängus. Mäng läbi juba, jah? Ja Tammeka kaotas Levadiale kodus 3-0, mäng on lõppenud. Tammeka lõpetas vähemuses, Laasil 2 kollast. Ja käimas peaks olema, kui ma ei eksi, 85 minut Kalju Flora mängus, Kalju seal 2-0 ees, nii et Levadia üllatust sündida ei lasknud, Kalju Flora 2-0, kellele üllatus, kellele mitte. Aga see sama Levadia, kes Tartus täna purustustööd tegi, sellel laupäeval on siin all linnastaadionil. Mina olen kohal, Rain olen kohal, siin nendest paarikümnest mehest, kes on, enamus on ka kohal, ole sina ka kohal ja legendi siia meie fännipesasse tuleme kokku jälle 31. peale koondise pausi, kui minnakse võõrsile mängima Pärnu Vaprusega ja väga tahaks loota, et Jamesi nõudmised selles osas, et Pärnut ja Kuressaare tuleb võita 31. ikkagi saavad täidetud. Ja ma tahaks lõpetuseks tänada kommentaatorid, kes nii mõnegi meie mängijale andsid tegelikult, nende mängijate nimele andsid hoopis uue varjundi ja väga hea oli kuulda, kus post tuli ja tegi. Post tuli ja lõi latti. Täpselt, head õhtut. Head õhtut.